Tere, head kuulajad ja vaatajad! Jaak ja Jaan on jälle rääkimas piiblilugusid ehk siis meie saatesari Kõnelusi piiblist saab oma jätku tänase osaga. Ja täna, nii nagu ennem saadet Jaan ütles, et me hakkame kasutama nüüd juba mõtteid, mis on seotud Egiptusega ehk siis esiisade lugudelt pöörama pilgu Egiptuse poole rohkem, sest üks esiisadest ju sinna Egiptusesse ka sattus. Kuidas ta sinna sattus, siis esiisade poegadest peab täpsustama, mitte esiisa ise, vaid esiisade poegadest Egiptusesse satub. Et siis kuidas ta satub, sellest me räägime juurde. Aga Joosep on meie täna keskne teema. Tere, Jaan! Tere! No nii, sa oled väga elevil olnud sellest Joosepist kõnelemisest, vähemasti varasematel päevadel, kui me oleme sellest rääkinud, et siis Joosepi juurde me jõuame ja see tekitas sinust sellist teatud mõttes elevust või sain ma valesti aru? Ei, sa said täiesti õigesti aru. Tegemist on hästi põneva jutustuste tsükliga. Ja nagu ma ühes varasemas saates, kui me esiisadest rääkisime, ütlesin, siis siin, nii nagu ta kirjas on, selles järjekorras on ta viimane tsükkel, eks ole, eelnevalt on olnud juttu Jaakobist ja Abrahamist. Aga ajaliselt, vähemalt Vanatestamendi teadlased arvavad niimoodi, on tegelikult see Joosepiga seotud tsükkel kõige varem. Ja mis veel on tema puhul eripärane, on see, et kui teised esiisade lood olid ilmselt levinud üksiklugudena ja alles hiljem moodustati sellised terviklikud tsüklid neist, siis Joosepi loo kohta arvatakse erandlikult, et need lood olid juba ennem kirjapanekut koos. Et nad moodustasid sellise omaette tsükli ja seda on nimetatud muidugi kirjaliku kuju järgi teinekord ka Joosepi novelliks, et ta on nagu selline omaette kirjanduslik üksus ka. Ja läheme siis selle Joosepi juurde. Nimelt ma siin vahepeal lappan ka piibliraamatut, et eelmine kord me siin tekkis väike segadus, et mõnda asja ei tulnud isegi endal ka kohe meelde, siis oli hea vaadata. Ja Joosep on siis üks vendadest, keda siis me saame väga selgelt kirjeldada ja kellega siis need lood käima hakkavad. Kes see Joosep siis oli? Räägime siis selle lahti. Joosep oli esiisa Jaakobi üks poegadest. Esiisa Jaakobil oli oma 2 naisega, tal teatavasti oli 2 naist, kokku 12 poega. Tema oli 11. poeg ja tema emaks oli Raahel. Nii et ta oli siis üks nendest poegadest ja üks osa nendest tema vendadest olid siis tegelikult rangelt võttes poolvennad. Isa sama ja ema teine. Ja Joosep on hästi tihedalt seotud meil ka unenägudega ja just nimelt ka siin juba esimese Moosese raamatu 37. peatükis on üks selline lause, et kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele, seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama. Ehk siis võiks ütelda, et on väga selgelt Joosepi ja tema vendade vahel mingisugune vihkamine. Mis selle vihkamise põhjuseks oli? Oskad sa seda niimoodi kohe öelda? Jaa, loost tuleb see väga selgelt välja. Sellel oli 2 põhjust. Üks põhjus oli see, et kuigi Joosep oli ju üks nooremaid poegi, mitte kõige noorem oli Benjamin, aga ta siiski üks nooremaid, siis isa väga selgelt eelistas teda teistele vanematele poegadele. See on puht inimlikult juba mõistetav, et selline asi tekitab inimeste vahel paksu verd, kui ühte last eelistatakse teistele. Tänapäeval psühholoogidki räägivad sellest, et peredes on tihti selline probleem, et üks laps on väga selgelt teistele eelistatud ja teised tunnevad puudutatuna ennast sellest. Aga kui me mõtleme nüüd muistsele ühiskonnale, kus inimese vanus oli väga oluline, ehk siis see, millal see sündinud oli, pani su paika ühiskondlikus hierarhias, siis see oli nagu täiesti vastuolus selliste tollaste tavadega, et tava tegelikult oleks nõudnud seda, et eelistatakse vanemaid poegi noorematele. Aga isa armastas eriliselt Joosepit ja see häiris teisi poegi. Ja see armastus avaldus muu hulgas ka selles, et ta tegi oma pojale ühe väga erakordse kingituse. Ta kinkis talle ühe kalli rüü. Ja et tegemist on millegi haruldasega, tuleb välja sellest, et see heebreakeelne sõna,
mida selleks rüüks on siis tõlgitud, esineb väljaspool Joosepi lugu veel ainult ühes kohas Vanas Testamendis ja seal on seal tähistatud sellega ühe kuninganna rõivastust. Nii et tegemist oli siis väga sellise hinnalise erakordse kingitusega, mis ta tegi siis suurest armastusest oma pojale. Ja oli veel teine põhjus. Ja teine põhjus oli see, et Joosep nägi unenägusid. Ja nende unenägude sisuks oli kõikidel puhkudel siis see, kuidas teised vennad peavad tunnistama oma alamaks olekut temast. Et ühesõnaga, tema on siis neist üle, nemad kummardavad tema ette ja just arvestades seda, et oli neist ju oluliselt noorem, see tekitas tohutut meelehärmi neis. Aga nüüd kui unenägudest me räägime, siis... Oota, ära kohe räägi, see on hea koht, sellepärast, et ma siit loeksin ka, et meil kuulajatel oleks täpne aru ja vaatajadel arusaamine on see, et siis ütleme, 37. peatüki 9. ja 10. salm ütlevad ja ta nägi veel teise unenäo, jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühe unenäo ja näe, päike, kuu ja 11 tähte kummardasid minu ees. Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta isa sõitles teda ning ütles temale, mis unenägu see küll on, mis sa nägid, kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama. Ta vennad said tema peale kadedaks, aga ta ise pidas meeles selle loo. Nii et ka siin võiks ütelda, et ilmselt tolleaegses kontekstis see sama Joosep oli natukene selle pere jaoks nii-öelda ülbe, kes tahtis nendelt rohkem, nii nagu sa sellest ka rääkisid. Ja see toob kaasa selle, et tegelikult ühel hetkel Joosepist tahetakse lahti saada. Just nimelt. Talle tehakse nii-öelda atentaat. Ja lugu on siis selline, et isa saadab Joosepi oma vendade juurde, kes on loomi karjatamas, siis ta otsib nad üles ja kui ta siis vendade juurde jõuab, vennad otsustavad, et nad võtavad ta kinni ja viskavad ta ühte veed sisterni, mis seal läheduses oli. Ja seda nad ka teevad ja võtavad ära selle tema ilusa kuue, mille siis isa oli talle kinkinud, määrivad selle oina verega kokku ja näitavad seda isale kodus ja ütlevad, et me leidsime selle, et otsusta nüüd sina, et kas see on sinu poja Joosepi kuub või mitte. Ja isa tunneb ära, et see on tema kingitud kallis kuub ja on meeleheites täiesti hullumas. Aga siin võib öelda vahel, et tegelikult ikkagi üks vendadest on see, kes Joosepi kaitseks nii-öelda välja astub, et teda kohe nii-öelda ära ei tapeta, see on Ruuben. Ehk siis, et tema hakkab keelitama teisi, et ärgem temalt ikka hinge võtkem ja viigem ta kõrbesse ja nii edasi. Jah, sest algselt vennad tahtsid ära tappa. Aga siit sellest loost tuleb nagu välja, nendel lugudel, piiblilugudel üldse on hästi palju kihte. Ja selle lool on samamoodi, et ühest küljest seda võib nagu tõlgendada sellise ütleme inimliku kaastundena või hoolimisena vennast, eks ole, et ta ei taha, et vennad võtavad sellise koled asja ette nagu Joosepi tapmine. Aga teiselt poolt sellest loost on väga ilmne ju see, et tegelikult selle loo oluline tegelane on üks, kellest me siin praegu rääkinud ei ole, see on Jumal. Ja see lugu tegelikult räägib jumalikust ettehooldest, ehk siis teiste sõnadega Vana Testamendi arusaam on läbivalt olnud see, et Jumal toimib erinevat viisi, aga hästi palju ta toimib inimeste kaudu. Ja selles loos tegelikult Jumal on oluline tegelane, sest on täiesti ilmne see, et tema on see, kes korraldab nii-öelda kulisside taga asju ja see, et Joosep jääb elama, on nii-öelda Iisraeli tuleviku jaoks ääretult oluline. Sest kõik see, mis järgneb, ilma Joosepita poleks mõelda. Ja võib siis öelda niimoodi, et Jumal kasutab seda Ruubenit ära, et Joosepit niimoodi kaitsta. Ja selles mõttes on ju ka see, et see sõnum, mis ka siis Joosepi isani tegelikult jõuab, on ju tegelikult väga selge, sest isa hakkab pidama poega surnuks, sellepärast et see kuub, mis tagasi viiakse, mida Joosep oli kandnud, on verine ja pojad ütlevad, et mingi kiskja ilmselt teda maamurnud. Just, ja siis isa tõdebki seda, et tema poeg on
kiskjate poolt nii-öelda ära jah, ja peab teda surnuks. jah, aga mis tegelikult mis selle Joosepiga juhtus siis? Tegelikult juhtus see, et sellest paigast, kus see tsistern asus, läks mööda üks kaubakaravan ja Joosepi vennad müüsid Joosepi kaupmeestele orjaks. Kaupmehed võtsid ta karavaniga kaasa ja viisid ta Egiptusesse. Ja niimoodi siis Iisrael sattuski Egiptusesse. Iisraeli Egiptuse lugu algab niimoodi. See on nii huvitav, kuidas sellised lood nagu hakkavad kõnelema ka nii-öelda sellistes muinasjuttudes, et tulevad erinevad sellised muinasjutud kohe meelde, et mul millegipärast oli Lumivalgeke meelde ja siis ütleme erinevad veel, kus on väga selgelt selline venna ja vendade vaheline või siis sellised juhused, eks ole. See on väga õige paralleel, mis sa tõid. Tegelikult on niimoodi, et piiblis ei ole ühtegi muinasjuttu tervikuna. Ja. Aga piiblis leidub mõningaid muinasjuti motiive ja Vanatestamendi uurijad ütlevad, et nendes 5 Moosese raamatus kõige rohkem tuntud muinasjutu motiive on koondunud siia Joosepi lugudesse. Et siin on neid tõesti mitmeti. Ja nõnda ta sinna orjaks siis satub nii-öelda sellesse karavani. Kas see ori on nüüd täpselt see sama ori, keda meie ette kujutame ahelas võru ümber kaela või me sellest väga täpselt ei tea? No kirjeldus selle kohta ei ole, aga arvata võib, et kui teda transporditi sinna Egiptusesse, siis kaupmehed ikkagi olitsesid ka selle eest, et ta ei üritaks põgeneda. Nii et arvata võib, et seotud ta oli. Aga mis tema puhul oli siis suur õnn, oli see, et ta ei sattunud orjaks mitte mingi tavalise egiptlase juurde, kes oleks ta raskele tööle pannud, teda välja kurnanud, ta oleks võib-olla varsti surnud seal selle tulemusena, vaid ta sattus ühe väga kõrgest soost egiptlase juurde, mehe juurde, kelle nimi oli Potifar ja kes oli Egiptuse kuninga või vaara, nagu me teda nimetame, ülemteener ja ühtlasi ka ihukaitse pealik. Nii et tegelikult väga-väga oluline mees. Ja nüüd tuleb see koht tegelikult, millest me põgusalt ka rääkisime, et milline on see Jumala roll ja siin see samas Potifari juures ongi 39. peatüks öeldakse, aga issand oli Joosepiga ja tema oli mees, kellele kõik asjad korda läksid ja ta elas oma isanda egiptlase kojas. Ja siit edasi öeldakse, aga issand oli Joosepiga, ka tema isand nägi, et issand oli temaga ja et kõik, mis ta tegi, issand laskis tema käes korda minna. Nii et tegelikult Joosepit seal Egiptuses hakkas saatma selline õnnistus, mis ei jäänud märkamatuks ka siis tema isandale. Ja tegelikult võib öelda, et see on just nimelt selline Joosepi edulugu või karjäärilugu, eks ole, ta alustab orjana, ta alustab kõige alama astme inimesena ja temast saab sisuliselt Egiptuse asevalitseja kuninga kõrval teine mees. Jaa. Ehk siis me jõuamegi selle juurde, et kuidas tal seda karjääri õnnestus teha ja ikka unenägude kaudu. 40. peatükk räägib sellest, kuidas Joosep seletab kaasvangide unenägusid. Aga enne peaks rääkima sellest, kuidas ta sinna vanglasse sattus. No jaa, see koht jäi mul vahele, aga räägi ole. Jaa, sattus ta vanglasse siis nõnda, et Potifaril oli naine, kes üritas teda ära võrgutada. Ja Joosep ei tundnud naisele vastu, põgenes naise juurest ära, aga tema üleriie jäi naise kätte ja kui mees tuli koju, siis naine ütles, et Joosep, see sinu ori üritas mind vägistada. Ja tema viha süttis põlema. Viha süttis põlema, just nimelt. Ja tegelikult, ütleme siis sellise tollase seadusandluse ja ka ütleme tavaarusaama järgi oleks olnud täiesti normaalne, et Potifar oleks selle Joosepi kohe maha löönud või lasknud maha lüüa. Aga, ja ilmselt võib siin oletada ikkagi seda jumalikku ettehooldust, seda ei juhtu, vaid ta satub vanglasse. Ja satub vangla ülema soosingusse. Ja satub vangla ülema soosingusse. Ja nii nagu siin öeldakse, et see oli jällegi issand arm ja heldus või juhatus, et see nõnda pidi juhtuma. Just nimelt. Ja seal seletab ta ära 2 unenägu taas. Nii et jälle need unenägud tulevad mängu.
ja need unenäod näevad kaks sinna vanglasse saadetud Egiptuse ametnikku, üks on pagarite ülem ja teine on ülem joogikallaja. Ja üks unenägudest, kui ma siit ruttu nüüd jälle vaatan, on seotud viinapuuga. Unenäos oli nõnda vaata, mu ees oli viinapuud ja viinapuul oli 3 oksa. See lehistus õitses ja marjakobarad valmisid. Mul oli käes Vaaro karikas ja ma võtsin viinamarju, pigistasin neid Vaaro karikas ja andsin karika Vaaro kätte. Ja Joosep ütles temale, selle seletus on niisugune, 3 oksa on 3 päeva. Ent kui 3 päeva on möödunud, tõstab Vaaro su pea üles ja paneb sind tagasi ametisse ja sa annad Vaarole karikat kätte endist viisi nagu siis, kui olid ta joogikallaja. Ja teine unenägu on seotud korvidega, nagu ma siit loen. Kui pagarite ülem nägi, et ta oli hästi seletanud, siis ta ütles Joosepile, aga mina nägin und ja vaata, mu pea kohal oli 3 punutud korvi. Kõige ülemises korvis oli kõiksugu Vaaraole valmistatud pagarirooga ja linnud sõid selle mu peapealsest korvist. Ja Joosep vastas ning ütles, selle seletus on niisugune, 3 korvi on 3 päeva, enne kui 3 päeva on möödunud, võtab Vaaro sul pea otsast ja poob sind puusse ja ning linnud söövad liha sinu pealt. Ja 3. päeval, Vaaro sünnipäeval, kui ta tegigi kõigile oma sulastele suure peo, sündis, et ta tõstis üles joogikallajate ülema pea, samuti pagarite pea oma sulaste seast. Ehk siis ennustused läksid täide. Jah, just nimelt. Ja jällegi tähelepanuväärne on see, et mees, kellele ennustati siis uut kuninga soosingusse sattumist, unustas ära selle, et talle sellist asja oli ette kuulutatud ja unustas selle Joosepi sinna vanglasse täiesti. Ja see, et ta sealt vanglast välja pääseb, oli seotud hoopis kuninga järjekordse unenäoga. Aga nüüd tuleks väikene ekskurss teha ja rääkida üldse unenägudest. Et kui me piiblist tahame asjakohaselt aru saada, siis me peame jätma kõrvale sellised meie praeguse aja arusaamad paljudes asjades. Ja me ei tohi mitte kindlasti mõelda niimoodi, et vanal ajal inimesed olid rumalad ja harimatud, uskusid igasuguseid nägemusi ja unenägusid. Aga meie oleme nüüd, eks ole, arenenud, tsiviliseeritud ja usume teadust ja loomulikult midagi sellist. Ja und ei näe. Ei, und ei näe ja kui me näeme, et see on lihtsalt midagi, mis meie ajus sünnib, aga muissa inimesed ei mõelnud niimoodi. Nende jaoks unenäod olid tähenduslikud. Ja see ei ole midagi piiblile eriomast, vaid see on kogu vana ja maailmas. Vaatame siis Mesopotaamiat või Kreekat või Roomat. See, et inimesed näevad unes ette tulevikku, et nad näevad unes olulisi asju, oli tollal mitte midagi, mida peeti lihtsalt võimalikuks, vaid seda peeti täiesti loomulikuks, et jumalad, kes on inimesest muidu nähtamatud, kõnelevad inimestega unenägude kaudu. Isegi muide selline filosoof nagu Epikuuros, hellenismi aasta filosoof, 4. sajandil enne Kristuse sündimist, keda on eriti ateismi ajalugudes mainitud kui siis sellist mõtlejat, kes ütles, et jumalad on kusagil olemas küll, aga ega nad inimese ellu ei sekku. Aga siiski ta väidab, et nad ühteviisi sekkuvad. Ja nimelt nad saadavad inimesele unenägusid, mis võivad olla ka tähenduslikud. Kuigi nad on väljaspool maailma ja nende vahetult ei sekku maailma asjadesse, siis unenägude kaudu ometi nad kõnelevad inimestega. Ja seda peeti nii-öelda teaduslikuks teadmiseks. Keegi selles eriti ei kahelnud vana aja maailmas. Et selline asi on võimalik, et inimene saab oma tulevikku teada unenäo kaudu. Ja piiblis on eriliselt palju kirjeldusi unenägudest, kus olulisi asju inimestele öeldakse. Ja see pole mitte Vanas testamendis. Uues testamendis samamoodi. Seal Jeesuse sünni ja Joosepiga seonduvalt me võime ju seda kõik ilusasti näha. Ja selliste asjadega me lihtsalt peame arvestama, kui me tahame neist lugudest aru saada. Ja me hea meelega arvestame, aga igatahes juhtub siis see olukord, et Joosep ehk siis Vaaro hakkab nägema unenägusid. Täpselt. Ja nüüd on see, kus siis meenub, et kellegile meenub, et Joosep on vangikongis ja et on olemas üks mees, kes suudab unenägusid seletada. Täpselt. Ja nõnda ta Vaaro ette tuuakse. Ja mis see oluline seal siis oli selle unenäoga seonduvalt?
ja selle unenäo sa võid isegi ette lugeda, see on üpris selline. Ma vaatan, kas ma leian selle kohe üles, see on iseenesest päris tore lugemine. Just. Ma vaatan selle õige koha. Ja Vaaro jutustas Joosepile. Mu unenäos oli nõnda, vaatama seisin Niiluse jõe kaldal ja näe, jões tõusis 7 lehma, lihavad liha poolest ja ilusad näha ja sõid roostikus. Ja vaata, teist 7 lehma tõusis nende järel, väetid ja väga pahad näha ning lahjad liha poolest. Ei ole ma kogu Egiptuse maal näinud selliseid pahu. Ja lahjad ning pahad lehmad sõid ära need 7 esimest lihavat lehma. Ja need läksid nende kõhtu, aga ei olnud tundagi, et need olid läinud nende kõhtu ja nende välimus oli paha nagu ennegi. Ja ma ärkasin üles. Siis ma nägin und ja vaata, 7 viljapead tõusis ühest kõrrest täis ja head. Ja vaata, 7 kuiva peenikest hommikutuultest kõrvetatud viljapead võrsus nende järel. Ja peenikesed viljapead neelesid ära need 7 head viljapead. Ma olen seda rääkinud oma ennustajale, aga ükski ei oska mulle seletada. Ja Joosep ütles Vaarole, Vaaro, unenäod tähendavad ühte ja seda sama. Jumal on Vaaraole teada andnud, mida ta kavatseb teha. 7 head lehma on 7 aastat ja 7 head viljapead on 7 aastat. Unenägudel on sama tähendus. Ja 7 lahjat ja paha lehma, kes tõusid nende järele, on 7 aastat ja 7 peenikest hommikutuultest kõrvetatud viljapead on 7 nälja aastat. See ongi see asi, mis Vaarole rääkisin, mida Jumal kavatseb teha. Seda on ta Vaaraole näidanud. Vaata, tuleb 7 aastat, millal on suur küllus kogu Egiptuse maal. Aga neile järgneb 7 nälja aastat, mil Egiptuse maal ununeb kõik küllus ja näljahäda ulatub üle kogu maa. Maal ei ole enam küllust tundagi nälja tõttu, mis tuleb selle järel, sest see on väga kange. Nii et sellist hävingut ja ütleme küllust ja hävingut siis ennustatakse ja tulemuseks on see, et Vaaro võtab Joosepi ennustust kuulda ja 7 hea aastal kogutakse siis ohtralt nii palju vilja, kui vähegi saab aitadesse, teades, et 7 järgnevat aastat on väga keerulised ning väga rasked. Ja see toob ka Joosepile kaasa selle, et ameti kõrgenduse. Sellest vangist, orjast saab ootamatult Vaaro. Noh, kas ootamatult on õige küsimus? Vaarao asetäitja. Vaaro asetäitja. Tema nii-öelda teine mees, asevalitseja, kellel antakse uhked riided, pitsad sõrmus, kandetool ja kes seatakse nii-öelda siis Vaarao majandusjuhiks. Noh, võiks ütelda jah, et ma tegelikult selle vääratus, mõte tegelikult liikus selles, et peaks ütlema, et saab Vaaro peaministriks. Jah, tänapäevaselt võiks öelda küll niimoodi selle kohta. Et see pigem oli see, et jah, mitte Vaaroks endaks, mitte ise valitsejaks, vaid just nimelt teiseks meheks riigis, ehk siis selleks, kelle kätte jõuab tegelikult see, mismoodi riiki tuleks nii-öelda või riik võiks elada ja toimida. Aga natuke kommenteerin seda ka, et siin on tegemist ühe sihukese nähtusega, millega vana ja rahvad väga palju kokku puutusid, et kuna ikkagi praktiliselt kogu elu sõltus põllumajandusest, siis kui loodus ei olnud helde, olid põuaperioodid, siis tulemuseks oli ikkagi väga paljude inimeste nälga suremine. Ja nii Egiptuses kui ka teistes maades tollal tuli seda ikka jälle ette, aga nüüd see unenägu andis siis võimaluse valmistuda selleks katastroofiks. Ja kuna selle unenäo oli siis ära seletanud just nimelt Joosep, siis tänutäheks selle eest anti talle siis selline eriline positsioon riigis. Ja siin on tegelikult paralleel ühe teise Vanatestamendi tegelase looga ja see on nimelt Daniel. Daniel, kes oli Babyloonia hiljem Pärsia kuningate õukonnas, oli samuti mees, kes nägi nägemusi ja unenägusid. Ja sarnane on see, kuidas siis üks iisraellane Jumala abiga seletab ära valitseja unenäo.
et seesama motiiv tegelikult esineb Danieli loos ka ja tulemus on sama, eks ole, et ta saab õukonnas, eks ole, erilise positsiooni selle tulemusena. Ja siia mina tahtsin veel lisada juurde, ennem kui me siit edasi läheme, mis siis edasi hakkab saama, et hea on ju tähele panna ka seda, et Joosep tegelikult ei unusta tänada issandat selle eest, et see nõnda on läinud ja kui ma mälu mind, ma nüüd otsin ruttu, kas ma leian selle üles, selle koha, mis ta oma pojale nimeks pani, Manasse. Sest ta ütles, Jumal on mind lasknud unustada kõik mu vaeva ja kogu mu isa koja, ehk siis võiks ütelda niimoodi, et tal on täiesti meeles kõik see, mis on seotud siis selle minevikuga ja järgmiseks, nüüd tuleb õige, on see Efraim, sest ta ütles, Jumal on mind teinud viljakaks mu viletsusmaal. Nii et selles mõttes on Joosepil ikkagi kogu see protsess meeles, kus kohast on ta tulnud ja kuhu ta siis on nagu välja jõudnud ja on tulnud ka tema poegade nime kaudu siis nii-öelda esile. Jah, kuigi nende nimedega on nõnda, et alati ei ole nende etümoloogia, päris etümoloogia selge ja tihti on Vanas Testamendis tegemist sellega, mida nimetatakse pseudoetümoloogiaks ja rahvaetümoloogiaks, kus nii-öelda kõlalise sarnasuse järgi on nime tähendust püütud seletada. Väga paljudega kohanimedega on Vanas Testamendis niimoodi. Aga igal juhul oluline on see, et ta Jumalat meeles pidas. Ja Joosepi kohta on öeldud, et temas võib näha sellise ideaalse Iisraeli uskliku kehastust, milline oleks pidanud olema üks ideaalne Iisraeli usklik, kes Jumalat usaldab kõikides olukordades, nii heades kui halbades. Ja veel on üks moment, millele ma tähelepanu tahan juhtida, on see, et need lood iseenesest ei kuulu tarkuskirjanduse hulka. Vanas Testamendis on selline eraldi kirjandusliik nagu tarkuskirjandus, millest meil kunagi tuleb kindlasti ka juttu. Sinna kuuluvad õpetussõnad ja Koguja raamat ja Hiobi raamat ja on veel teisi tekste, mõned psalmid kuuluvad sinna. Ja see tarkuskirjandus annab siis põhimõtteliselt noortele nõuandeid õigeks toimimiseks. Ja kuna Iisraelis see kirjandusliik oli ka tuntud, ta oli kogu vana Lähis-Idas väga oluline, mängis rolli noorte kasvatamisel, siis mõned kommentaatorid on öelnud, et see Joosepi kuju, nii nagu me teda Vanas Testamendis näeme, võib olla mõeldud ka see, kuidas teda esitatakse lugejatele, nii-öelda eeskujuna noortele meestele, et kuidas peaks ühe sõnaga käituma. Ja seesama võrgutamislugu on üks klassikaline selline koht, sest õpetussõnades on ka sellel teemal oli väga palju manitsusi noortele meestele. Et nad ei laseks võõrastest naistest ennast ära ahvatleda. Ja veel iseloomustus, mis antakse talle, et ta oli tark, mõistlik, osav, et need on kõik sellised iseloomu omadused, mida see tarkuskirjandus tahab arendada ja tõstab esile. No igatahes me oleme selles olukorras nüüd, kus on tegelikult tulnud nälg kätte ja Joosepi vennad siis head mõtte, et Joosep on sellises positsioonis. Ja see nälg pole enam Egiptuses, et see nälg on jõudnud juba Egiptuse piiride taha. Ja see tähendab seda, et aga teatakse, et Egiptuse on siiski suutnud vilja varuda ja või ütleme, et eluks vajalikku talletada. Ja siis nii ka sünnib see otsus, et pöördutakse siis Joosepi vennad, saadetakse nii-öelda siis Egiptusesse. Isa Jakob saadab nad sinna. Isa Jakob saadab nad Egiptusesse, et minge küsige nende käest vilja, nii-öelda süüa, et me võiksime siis ka sellel nälja ajal vastu pidada ja ellu jääda. Ja nõnda siis Joosepi vennad asuvadki teele Egiptuse poole ja jõuavad ka Egiptusesse. Ja mis seal siis meil aset hakkab leidma? Nad käivad ju mitu korda, eks ole, et see ei ole mitte, et ühe korraga kohe kõik laheneb ära, et nad käivad ikkagi mitu korda. See on väga põnevalt kujutatud. Seal juhtub see, et vennad kohtuvad oma kadunud vennaga. Keda ta ära ei tunne? Või tunnevad kohe ära? Nemad tunnevad ta kohe ära ja väga kohkunud. Õigus, jah, just oli küll, see tuleb mulle ka meelde, et oli kohkunud. Just. Aga Joosep mängib mängu, et tema ei tunne neid. Ja ta tahab neid, nii nagu seal öeldakse, kiusata. Kõigepealt see, et nad tulevad võõralt maalt, annab talle võimaluse süüdistada neid selles, et nad on võimalikud spioonid, kes tulevad maad kuulama, uurima, kuidas Egiptuse sõjaväega olukorrad on sellepärast, et me teame ju seda, et sealt
ütleme siis, nagu egiptlased nimetasid seda kõrbeks, see ala, mis jääb väljapoole Egiptuse piire, kus elasid erinevad kasemiidi hõimud, et sealt ju tulid vaenlased, kes tegid sõjaretki Egiptuse alale. Ja kui ta nüüd esitab kahtlustuse neile võimaliku spioneerimises, siis ühest küljest võib olla tõesti mõeldud kiusamisena sõna otseses mõttes, et kuna tema on palju pidanud kannatama nende vendade tõttu, siis tal on nüüd võimalus nii-öelda teha neile tagasi ja ta kasutab seda. Aga teisest küljest kommentaatorid ütlevad, et sellel kahtlustusel võis olla ka nii-öelda tõsine alus, sest ega ta ei teadnud ju seda, mida need vennad vahepeal olid teinud, eks ole. Ja täiesti võimalik, et nad võisid olla vahepeal hakanud spiooniametit pidama ja nii-öelda Egiptuse tähtsa ametnikuna tal oli ikkagi kohustus oma riigi ja valitseja ees kontrollida neid võõrsilt tulnuid. Nii et need motiivid võivad olla ka põimunud tema pool. Ja on kuidas on, aga seal selline hea, saab öelda hea, aga selline paras kemplus käib nii-öelda nende vahel, et ega vennad on seal suhteliselt segaduses. Ja asi jõuab siis lõpuks nii kaugele, et ka Jaakob ise asub Egiptusesse teele. Jah, aga see on kõige lõpus. Vahepeal on nõnda, et ta lubab vennad koju isa juurde, kui nad jätavad talle ühe venna pantvangiks, mida nad siis teevad. Nii et mitu korda toimub see Egiptuses käimine neil vendadel. Siis nõuab ta, et nad tooksid kõige noorema venna Benjamini tema juurde, mida nad lubavad teha. Ja ükskord, kui nad siis oma viljalaadungiga kodu pool asuvad, paneb ta sinna viljalaadungisse hõbekarika. Ja piirikontroll, mis Egiptuses ka tõesti oli olemas, selle avastab ja süüdistatakse vendi varguses. Nii et jälle oli tal võimalus siis kiusata neid. Nii et ikkagi natuke neid kiusab pidevalt ja jätkuvalt. Aga ennem 46. peatükki siis ongi see koht, kus tegelikult vennad siis räägivad isale seda, et vend on elus sellepärast, et nõnda ütleb ta, et küllalt mu poeg Joosep elab veel, ma tahan minna teda näha enne kui suren. Ja nõnda läks Iisrael teele koos kõigiga, mis tal oli ja tuli Persebasse ning ohverdas tapohvreid oma isa Iisaki Jumalale ja siis Jumal rääkis Iisraeliga öeldes nägemustes, ta ütles Jaakob ja see vastas siin ma olen. Ehk siis tegelikult jõuab Jaakob siis ikkagi oma poja juurde. Jah, ja ei tohi ära unustada seda, et ta on kõrges eas sellel ajal, tegelikult juba siis, kui Joosep sündis, oli ta kõrges eas ja üks võimalik põhjendus, miks ta eelistas Joosepit tema vendade oli just see, et tema oli see vanas eas sündinud poeg, et sellepärast nagu selline eriline silmarõõm talle. Aga tõepoolest siis nüüd isa saab siis teada, kuidas asjad tegelikult on, ilmselt ta on väga vapustatud jälle sellest, ilmselt sama tugevalt kui siis, kui ta oma poja väidetavast surmast sai teada, aga nüüd on ta rõõmus, et poeg ikkagi elab ja ta tahab teda ennem surma veel näha. Ja võtab ette siis retke Egiptusesse koos vendadega, oma poegadega. Jah, ja seal ta õnnistab Vaaraod ja siis on veel see, kus siis Joosep astub samme selleks, et näljahäda saaks leevendatud. Aga ennem seda toimub siiski üks pöördeline sündmus veel, millest me ei rääkinud ja see toimub Egiptuses ja nimelt pärast neid korduvaid kiusamisi tunnistab ikkagi Joosep üles, kes ta tegelikult on. Vennad on väga kohkunud, nad arvavad, et nüüd järgneb kohutav karistus selle eest, mis nad taga teinud on, aga ei järgne. Joosep annab andeks neile. Joosep annab neile andeks ja siis alles tuleb see, et ta palub oma isa tuua ka enda juurde Egiptusesse. Ja vennad lähevad, toovad isa Egiptusesse ja siis tulevad kõik need sündmused, millest me nüüd rääkisime. Vaara õnnistamine ja uue näljahäda ära hoidmine. Ja seal Egiptuses ta sureb kõrges eas ja ta maetakse sinna. Ja hiljem tema luud viiakse Egiptusest ära. Siis kui Iisrael on Egiptuses juba olnud, kui neil juba rohkem on olnud ja kui nad Egiptusest välja lähevad. See on siis see lugu, millest me järgmine kord räägime.
ilmselt. ja Joosep jäi Egiptusesse, tema ja ta isa pere, ja Joosep elas 110-aastaseks. Ja Joosep nägi Efraimi lapsi 3 põlve, ka Manasse pojast Maakirist sündis lapsi Joosepi põlvede peale. Ja Joosep ütles oma vendadele, mina suren, aga Jumal hoolitseb kindlasti teie eest ja viib teid siit maalt sellele maale, mille ta vandega on tõotanud anda Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Ja Joosep vannutas Iisraeli poegi öeldes, kui Jumal tõesti hoolitseb teie eest, siis viige ka minu luud siit ära. Ja Joosep suri 110 aastat vana ja ta balsameeriti ja pandi kirstu Egiptuses. Nii lõpeb esimene Moosese raamat. Jah, ja hiljem siis tema luud võeti kaasa ja kuni praeguseni siis on paik, mida palverändurid külastavad, Joosepi haud. Ja olgu öeldud, et Joosep ei ole mitte ainult Iisraeli esiisa, mitte ainult tegelane, keda ka Uues Testamendis mainitakse, vaid ta on ka näiteks prohvet islami traditsioonis. Nii et ka moslemid austavad teda. Ja tema haud on olnud selline palverännaku paik, nagu siis mitme religiooni esindajatele. No nii, head kuulajad-vaatajad, meie saade saab selleks korraks selle läbi, selleks, et järgmisel korral juba minna edasi teise Moosese raamatuga ja rääkida siis Iisraeli laste orjapõlvest Egiptuse maal ja siis tuleb armastatud tegelane, keda ilmselt teatakse ka kõige rohkem ehk väljaspool kiriku ruumi, kui siis võib-olla Jeesust ehk teatakse rohkem, aga kindlasti teine tegelane, kes piiblis on väga tähelepanuväärne, on siis Mooses. Ehk siis teisest Moosese raamatust ja Moosesest me hakkame järgnevates saadetes kõnelema. Nii et rõõmsate kohtumisteni ja head kuulamist, vaatamist!